töö pealkirjaks saigi Varjud veel või Vari veel. Nii et selle siis ingliskeelne nimi on Shadows on the Water, mis tuli siis mõte oli selles, et see on nagu praami vari merel, kui sõita nüüd Kuivastust Virtsu või siis Virtsust Kuivastusse Saaremaa poole, siis nõukogude ajal olid need praami need varjud eriti tumedad. Ja selles mõttes ongi, et ta nagu vabadusega seoses on ta siis niimoodi, et pool meie ajast, kui vaadata Eesti 100, siis on siis pool sellest ajast oleme olnud varjus, nagu vabaduse eest varjus. Ja selles ongi see mõte, nii et see kogu see varju ja valguse ja vabaduse mäng on siin siis tunnetatav. No kunstnik teeb ikka oma kunsti, nii et tähtis, arvan, et sellel ei ole nii suur tähtis, sellel ei ole erinevus, kas on Eesti kunst või saksa kunst. Kuigi seda, ütleme, liigitatakse küll nii, ja, et ikkagi igal kultuuril on oma nimi, nii et saab muidugi rääkida suurtest kultuuridest ja väikestest kultuuridest, nii et ka meie kultuur tahab olla ju suur. Nii et ja ta on nii, et on ikkagi vahe, on kas suur kunst või väike kunst, kas on saksa kunst või on Eesti kunst. Eesti tahab olla vaba, aga samas on see, et see geopoliitiline olukord meid ju tegelikult piirab ja see ongi meie vabaduse piirid, paneb see vabadus ise, mida eestlane tahab, nii et ikkagi see koht, nii et me jääme alati nii vabaks, kui vabad on meie naabrid. Tähendab, et kuna me sõltume nendest väga. Minu töö muidugi, mis nüüd valmis saab, on veidi teistmoodi. Ja ma tahtsingi, et oleks natuke midagi teist nägu, midagi teistmoodi. Nii et loodame, et ta sellesse ühtsesse komplekti siis sobib. Ja samas ta siis eristub teistest ja samas ta siis sobib, nii et ta on nii temaatiline ja loodame, et need näitused, mis tulevad, on meile kõigile edukad.